Soomaal on üleujutus jõudmas kõrgpunkti ning algamas on tuhandeid loodushuvilisi kohale meelitav turismihooaeg. Võrreldes suvise madalseisuga on veetase kerkinud ligi 4 meetrit, mis on selle kümnendi rekord. Soomaa enda loodusliku kaitsevõime ja sobivate matkarajatiste tõttu pole keskkonnaspetsialistide sõnul karta, et külastajate rohkus puutumatut loodust kahjustaks. Selle kevade esimene kanuumatkajate seltskond sai täna hommikul lähtekohast, kus tavaliselt on karjamaa. Soomaal on see tavaline, tänavust lumekogust arvestades võis oodata kõrgematki veetaset. Tegelikult ei ole ju siin meil üldse vaja väga palju seda lund, et see ujutus tuleks ja järelikult kui on ka seda lund väga, nagu ta see aasta on olnud, et niimoodi keskmiselt tundult rohkem, et siis ka see ei ole see üleujutus mingi katastroofiline, et ta on kuidagi, ta ikkagi ise reguleerib ennast niimoodi ära. Tavalise sõiduautoga saab praegu Soomaa külastuskeskusele ligi vaid Viljandi poolt tulles. Pärnu poolt sõitjaid takistab kohati üle 60 sentimeetrine veekiht ja matkakorraldaja ei leia üle muud, kui kundesid süstadega üle vedada. Lähme toome klinte! Igal kevadel võib Soomaal kaasa elada maasturite paraadile, nendegi omanikke tuleb mõista. No eks ikka tahad ju proovida, kuidas sinu neljarattaline sõber nagu kannatab igasuguseid olusid ja et mis teha, et on neid, kes on muidugi väga nende vastalised, aga et kuskil nad ju seal peavad oma seda proovima ka ja et vast nad väga siis ei juhu neid teesid ainult ära. Soomaa on ajalehes, televiisoris, raadios, internetis, iga kajastus kutsub oma silmaga järele vaatama. Rahvuspargi reeglid panevad siiski rangelt paika, kuidas inimeste seiklusjanu loodust ei kahjustaks. Hiljuti sai Soomaast Euroopa põlislooduse kaitsealade organisatsiooni Panparks liige ja seegi annab täiendava garantii, aga sealne loodus suudab end ka ise kaitsta. Soomaa on looduslikult sedavõrd hästi kaitstud, et need samad jõed ja rabad tegelikult seavad ise juba head piirangud ja kuna rahvusparki on rajatud läbi aastate, siis alates rahvuspargi moodustamise hetkest arvestatav hulk külastusrajatisi siis matkaradade ja vaatetornide näol, et see on teine asi, mis kaitseb seda loodust. Aga ikkagi on Soomale teretulnud vaid need, kes loodusesse aupaklikult suhtuvad. Kui inimestel siin meeldib, see koht on südamelähedane, et siis nad ka käituvad siin hästi. Hinnanguliselt külastab Soomaad aastas umbes 45 000 turisti, rahutu hingega taksikoer Mutter juba ootab neid.